esimene hommik siin Peo tänaval. Ma ei pidutsin teid ise, aga kõrvatroppidest oli väga palju kasu. Ma läksin eile spetsiaalselt hotellist vist mingi 9 paiku õhtul välja selleks, et kõrvatroppe hankida, sest ma juba teadsin, mis siin toimuma hakkab. Ja siis ma jõudsin koju vist mingi 12:30 öösel. Mitte, et ma peol käisin, aga kohad lahti senikaua, kuni inimesi on linna peal. Ja kõik apteegid, mingisugused söögiputkad, uukavad. Ma isegi shoppasin veits, selles mõttes, et tänaval kõik mingid müügiputkad riietega on ka lahti. Ja siis on ikka see jalutasin, tahtsin Sevenist lihtsalt süüa saada. Ja siis jäävad mingid putkad tee peale ja jääb mingi asi silma, mis meeldib ja siis ikka vaatan. Ja siis käisin veel massaažis ja siis jõudsingi 12:30 koju, siis siin kõrval, sinna poole, kus meie hakkame, seal on ka veel mingisugune suurem koht, seal käis ka möll. Ma ei tea, mis kell öösel, ma need tropid ära võtsin, aga mulle tundus, et õus hakkas valgeks minema juba. Ma pakun, et see võis olla 4-5 ja ikka kusagilt veel kostus midagi. Nii et, aga siis ma olin juba nii keset tund, et siis mind ei huvitanud. Ja siis hommikul tõusin selle peale üles, et mingi naisterahvas nagu paaniliselt nuttis või röökis aknal. Me oleme 3. selles mõttes, me ei kuule seda nii teravalt, aga mingisugused helid on ikkagi sellised, et thank you. Mulle toodigi salatiga koos. Põhimõtteliselt rössai, muna ja kohvi. Minu jaoks on kohvi ja muna on põhiline. Mul on üle suht saviks, ma tegelikult ei sööks hommikust. Aga siin on see rütm sisse tulnud, siis siiamaani kõikides hotellides on mul hommikuseks sees on. Ma näitan ka nüüd kohe. Ma tegelikult menüü järgi arvasin, et ja teenindaja suhtumise järgi arvasin, et tegelikult midagi väga saada ei ole. Aga mul on väga meeldivalt üllatunud. Willkommen, Jan, du red car.
siin peohotellis. Põhimõtteliselt oleme ellu jäänud. Kõrvatrapid töötasid väga hästi öösel. Ma ei tea, mis kell on. Kell on 4:30 õhtul. Vabas tümps juba käib. Meil on endal siin mingisugune DJ, kes hakkab juba päeval kell 2 mingit setsi tegema. Seega meil käib kogu aeg. Aga ma ütlen ausalt, et see tuba ja see hotell ise on väga mõnusad. Et igati oleks oma raha väärt. Või ongi. Aga rahu ja vaikuse armastajana ei sobi. Ma selles mõttes olen rahul, et siiamaani on selle müraga nagu hakkama saada, just kõrvatropid ja nii edasi. Et ma arvan, et ma elan selle aja üle. Siin on krabid ka. Nii väiksed näevad välja. Ma arvan, et üks peamine põhjuseid, miks ma üldse täis olen, on söök. Ja mu päevahighlight on iga õhtu leida erinev söögikoht, erinev atmosfäär. See Thai menüü on ülisuur, ülipalju riisiroogasid, ülipalju nuugiroogasid, ülisuur valik merehande, ülisuur valik, kuidas neid teha. Siis on siiamaani mingit sööki, mida ma ei ole ära maitsnud. Ja praegu tulin ka lihtsalt, kui mul on isegi täiesti laisk päev ja ma ei viitsi mitte midagi teha, siis õhtus sööma välja ma ikka viitsin tulla. Ma tulin täiesti mingisse tavalisse Tai restorani. Kui mul on kalaisu, siis ma vaatan selle järgi, kellel on need värsked, need panevad tee järgi, need värsked vahid ja kalad ja asjad kõik ritta niimoodi ja grill on ka tavaliselt tee ääres niimoodi, et sa näed, kuidas nad grillivad ja kui sul isu on, siis kohe hüppad sinna sisse. Ja ma olen saanud ka mingit halvasti tehtud Tai toitu, aga seda juhtub nagu tõesti nii harva lihtsalt, et ma ei mäleta, millal see viimati, võib-olla oli 2 aastat tagasi, kui ma esimesed Tais käisin. Ja pigem on siin niimoodi, et sa tellid nagu Tai inimeste käest mingit Skandinaavia või Euroopa toitu, ma ei tea, mingit veisesööki, siis tõenäoliselt võib olla keha. Pitsas olen hästi palju saanud, mis ei ole üldse head. Kuidagi mingid asjad on, mida minust väga hästi ei tee. Aga Tai food on, nagu Tai toit on alati olnud ülihea. Minu riisinuudli, mereanni, salat, ma ei tea, salatproov ja tuunasteik, kartul kõrvale ja riis ka.
nii, käes olevad 5 päeva pidid olema täiesti plaanivabad, pidid olema basseini ääres vedelemise päevad, mitte millegi tegemise päevad. Aga jälle ma ronin kuhugile mäe otsa. Avastasin siin lähedal lihtsalt ühe vaatepunkti, kus on hea, kuna siin on, ma olen lennujaama taga praegu. Siit on hea lennukeid filmida, pildistada. Ja siis ma mõtlesin, miks mitte. Ma eelistan küll südapäeval mitte väga palju ringi liikuda, aga mul oli ainult 1,3 kilomeetrit kõndida ja mul on ilusti kõik mütsid ja õlad on kõik kaetud nagu ikka ja need mäkketõused on tihti mingid 100-200 meetrit ainult, aga 31-32 kraadi juures oi, ma reaalselt tunnen, kuidas ma sulan ja ma loodan, et see, mis sulab, on ikkagi nagu pekk. Nii et good for me. Alati need sihtpunktid on alati ikkagi väärt seda põlemist. Ilus. Ja pidin laenutama seda kaltsu rätikut, et mul oli naba natukene paljas ja põlved. Pidin laenutama seda, et templisse sisse saaks. Ma pole veel täitsa sinna õigesse kohta jõudnud, aga siin on selline vaade. Ja see seal ongi lennurada. See, mis sealt jookseb, see on lennurada. Ei tea, kas näeme mõnda lennukit. Maandumas õhku tõusmas. Nii põnev, nad on siin orhideed istutanud puutüve külge ja on kasutanud selleks kookospähklit. Lahe, ilus.